Joel, viimane sõprusmäng enne 27. veebruaril algavat esiliiga hooaeg on peetud, kindel 3-0 kaotus, aga tõenäoliselt ikkagi üsna õpetlik mäng. Kindlasti, et nii tugeva vastase vastu mängida iga päev ei saa. Et tekkis selline võimalus mängida hea tugev mäng ja nagu sa ütlesid, väga õpetlik, et nägime sellist õiget kõrge tempoga meeste mängu ja saime selle vastu madistada. Ja kui nagu mängu koha pealt öeldud, siis mina olen väga rahul selle üle, et me suutsime ikkagist pakkuda täiesti nii-öelda võrdset mängu, suutsime ka palliga mängida, meil oli häid võimalusi ja need väravad, mis me lasime, olid sellised kiired üleminekud kaitsesse, kus nad suutsid meid üle mängida, aga ikkagi see 3-0 ei näita päris nii, et nagu oleks ainult taga istunud ja kaitses oodanud, vaid suutsime tegelikult täiesti võrdväärse sparringu nii-öelda pakkuda Žalgirisele. Ja kui siia kõrvale panna fakt, et Žalgiris tuli vastu põhimõtteliselt põhimeeskonnaga, kellega paar päeva varem mängiti ju tegelikult esindusmeeskonna vastu. Ja just nimelt täpselt, et ikkagist väga kõva vastane, kes on Leedu liigas kindel valitseja olnud ja nende vastu mängida hea mäng, siis mina ütlen küll, et ainult nagu uhkustanud oma mängijate üle. Hästi, sõprusmängud ongi nüüd selja taga, vaatame siis edasi, liiga hooaeg algamas juba mõne päeva pärast. Räägime heast ja halvast, räägime halvast enne, siis hea on magusam. Vigastused on meid ikkagi endiselt kimbutamas. Janar Adler, kes aastalõputurniiril vigastada sai, tuli Tarva vastu tagasi ja lahkus paraku kohe uuesti vigastusega. Ja paraku tema on juhtud selline halb hüppeliigese vigastus, mis on teda ka varasemalt natukene kimbutanud. Et temaga nüüd, ma arvan, kuskil 1,5 natukene peab audis olema. Ja Fredi Heinmat vaevab natukene põlve vigastus, et ei ole võib-olla koormustega nii hästi toime tulnud keha. Et loodame, et tema puhul, mõlema puhul nii-öelda kiiret paranemist ja mõlemad nii-öelda äärekaitse kohad, et oleks hea, kui mehed oleks võimalikult kiiresti tagasi. Ja lõpetame juttu magusamate uudistega. Nüüd saame lõpuks ometi esimest korda välja öelda selle, et Markus Poom, Pavel Fedorenko ja mitmed teised, kes on meil pikalt olnud testimisel, on meie juurde jäämas. Jah, täpselt nii, et lisaks Markus Poomile ja Pavel Fedorenkole, keda sa mainisid, on meil Fredi Heinma äärekaitses, keskkaitses Nikita Reintal, samamoodi keskpoolik Vladislav Greida, ründa Erik Sorga, mõlemad viimased 2 Leegionist. Ja praegu ühe mehega veel on küsimärk üleval, aga seda näitab aeg. Hästi, Joel, järgmised jutud on juba 27. veebruaril peale kohtumist Infonetiga. Tõnu Paavo, täna kandsid kapteni paella mängus, kus tuli 3-0 kaotus vastu võtta. Kaotada ei ole kunagi tore, aga väga kurvanäolisena ma siin platsilt maha tulemas ka ei näinud. Ei saaks öelda, et ei oleks kurb, et alati kaotada on natukene halb ja siis ei vaat midagi ripeldama, aga täna nägin poistelt ja nägin kogu meeskonnalt, et platsile jäeti kõik, mis platsile jätta sai, et Žalgiris oli kvaliteetsem meeskond, aga meil ei kindlasti kaotama seda mängu ja meil olid omad võimalused, oleks võinud ära lüüa, oleks võinud teistmoodi minna, aga müts maa poistes, et teisiselt tubli töö tegid platsi peal ja kõik, mis platsile jätta oli võimalik, kõik jäeti platsile. Esiliiga hooaeg mõne päeva pärast algamas, kuidas meeskond praegu valmis on? Peatreener Indermittelt kuulisime toredaid uudiseid paljude liitujate kohta, nii et meeskond saab olema üsna uus ja värske. Jah, meeskond on ikka väga uus ja väga värske, et eelmise hooaja olijaid on vähe. Ei saa öelda vähe, aga väiksem osapool. Aga uued tulijad, alguses oli raske käima saada, detsember, jaanuar, aga jaanuari lõpp ja veebruar on poisid juba kohanenud. Suurem osa tuli neist ka Nõmme Unitedis, kes tegelikult mängijad ka samuti söödumängu ja väga tarka söödumängu, et nendel oli kergem kohaneda, aga kõik poisid üritavad, proovivad, saavad hakkama ja me usume, et me oleme igati valmis selleks hooajaks uuesti oma tiitli järel minema. 27. veebruar saab see päev olema, kui te seda teekonda alustate. Infoneti duubel on seal vastaseks. Ei ole neil läinud treeningmängudes kõige paremini, aga eeldan, et
selle peale 27. veebruaril avavilja järel ei mõelda, millist hooaja algust sa tegelikult ootad, arvestades seda, et komplekteerimisega on tegelenud praktiliselt kõik konkurendid ja sealhulgas ka siis meie enda meeskond? Muidugi ootan väga tugevat mängu, et see viimane mäng ma ise küll vaatasin kõrvalt, aga jah, et nad tulid noorte poistega peale Infonet ja ei olnud just kõige teravamad. Samas, kui sa lööd 7-1, siis on teada, et Infonet tahab kindlasti tulla tagasi tegema ja lasevad palju mängijaid alla, aga nagu tänase Žalgirise mängu pealt ei näha, et me oleme selleks valmis, et lasevad alla need mängijad, aga ma üldiselt usun, et meil see hooaja algus, me oleme valmis selleks, et kõik on selle nimel tööd teinud ja vaeva näinud ja et hooaja algus tuleb meil positiivne. Ja lõpetuseks väikese hirmujõngsatuse pakkusid siin fännidele hiljaaegu oma põlvevigastusega äsja räägitud Infoneti mängust Taliturniirilt. Kuidas sellega praegu on lood? Jah, et see oli rohkem nagu šokk, et oli põlve sisemiste sidemete, kahe sideme venitus. Õnneks minu mass on nii väike, et suurt taastumist seal ei olnud ja 2 nädalat jooksin, siis juba tulin platsile tagasi ja nüüd on juba põlv korras, et igati kannatab ja ei ole mitte mingit probleemi sellega, et olen terve. Hästi, Tõnu, ja edu hooaja alguseks!